No nii, tervist veel kord, mina olen täna siis kommentaator Silver Jahimees ja minuga koos on mitmekordne kommentaator Timo Kuus, tere Timo! Tere õhtust! Nii, Timo, nagu me siin stuudios, kes veel ei jõudnud vaadata, et Velko on veits siin viimasel ajal kangutanud, aga vaatame, et täna on parimas koos. Nii, ja jälle pikem nüüd ette. Ala eksib ja... Oi, kui hea võimalus tekkis. Ja Agarma suutis tõrjuda. Et natuke jah, liiga kiirustades läks lööma, et oli seal tegelikult ruumi nii palju, et ise ka vist ehmus ära, et vaatame, kas täna ka. Oi, suurepärane tõrje nüüd Kalju äravahilt. Kindel, kes oli kindel. Et natuke keskele tõmmata ja kohe pika sööduga leida seal mõtust. Nii. Ja nüüd Tõniste seal katab kehaga ja tema vastu tehakse viga, et üle pika aja sai Kalju ka kasti. Valt löögile. Uuesti Mugra pall kasti taga postis! Teist korda kala löögile. Kas oma... Issand, jäi siuke mulje nagu Salu ise puhastas selle joone pealt. Salul oli jah, ajas sassi kumma väraval on, et hakkas puhastama. Ei, tegelikult väga hästi välja. Ai, nüüd Veensalu väga. Sööduga ja kaugelt lööb! Ja Kalju lööbki värava, siuke eksimus keskväljalt. Ja kes see nüüd see värava autor oli? Number 70, Andres Kiisel. Ja tundus täitsa nagu Velko käes on pall. Lihtne, väga lihtne eksimus keskväljal ja oli mehel julgust ja pani kaugelt välja ära. Tuua, aga mingid sellised... Nii, vaatame olukorra ära. Ja Raudmäe viigistab seisu. Ja siukene asi, et sai rahulikult läbi ja pani selle palli sinna või oli see hoopis Mugra, kes lõi värava või sai Raudmäe jala vastu? See oli Raudmäe ääre pealt läks parema jalaga. Lükkas tühja nurka ära. Et jah, võib-olla selle küsimus jälle tagumisest postist. Pall taha posti, kõik. Ja pall on väravas. Velko läheb kohtumist 2-1 juhtima. Ja kes oli värava autor? Värava autor oli Romet Salu. Romet Salu, et... Ühe jättis enne löömata ja nüüd parandas oma vea. Täpselt nii ja jälle see sama nurgalöök, mida on täna mitu korda proovitud, kõrge... Kalju on jah täiesti hädas sellega, et seal jah, kala küll kukkus ka, et siit oli... Kindlasti mingi huvitav kaitselahendus. Aga ikkagi, ja Kodvin saab peaga löögile, aga otse Agarmaale kätte vahele, et tegelikult oli väga lubav variant praegu. Jah, pall oli täpselt. No kas nüüd läheb ise, võtab ette ja läheb löögile. Ehitab, lööb ja tõrje siis kindla poolt. Et, super hästi mõtus võttis selle palli ülitehniliselt maha ja jalga üldse. Jah. Nii ja nüüd suurepärane pall Kaljule ja täitsa uskumatu lugu. 45. minutil Kalju viigistab 2-2. Tõesti üli hästi see leiti seal. See ründaja, kes oli tõusnud seal pika spurdi tegi. Velko siin palliga alustab. Teevad Kaljut, panevad ise pikka ääre peale ja saavadki palli. Veensalu võtab selle ette, viib palli. Ja Mugra läheb. Juba Velko suudab. 20 sekundit ja värav. Mugra viib Velko 3-2 juhtima. Ja mis kombinatsioon nüüd see oli, et lihtsalt pikk pall ette Veensalu omaks Mugrale, Mugra alla nurka ja jalgpall on lihtne. Velko liinid isegi ei jõudnud ja rünnakule õieti järgi sinna ja nii-öelda siis Mugra nõrgema jala peale, parema jala peale see pall tuli ja ei tegi siin ohtlik olukorra ära, kus Root saab väga hästi löögile. Väravat esialgu tõrjub, kuid rünnak jätkub. Mugra võtab ette. Oi, sarnane olukord nagu... Ja üle puusa nüüd. Sarnane olukord nagu esimesel poolajal oli ka Velkol praegu, et mõne meetri pealt seal said löögile, aga keha oli nii tasakaalust väljas ja et ei suutnud suunata seda palli. Ja korralik segadus seal väraval, aga Kalju ikkagi vapralt kaitses selle praegu ära. Aga tulles küsimuse... Leiab Laasneri. Laasner söödab. Paneb edasi Rootsile. Suurepärased 2 tõrjet Kalju poolt. Ja nüüd silmanurgast nägi, et Veensalu on seal vabanemas.
pani sinna ka, aga nüüd jooksis natuke ummikus. vahel. Ja nüüd Sovo taha posti. Ja Roots peaga 4-2. Ja see värava autor on siis Rendo Roots, kellel just oli nüüd teine võimalus ja ilusti peaga lükkab sinna alla posti kõrvale võrku. Ja aktiivselt terve mängu Roots seal tööd rüganud on nii meeskonna nimel, et pigem selline Mustala tegija. Võeb sinna värava ette ja otse peale löök ja aga otse Agarmaale sülle, et seal vist isegi oleks pidanud püüdma, et jäi ette väga õigesti. Väga vabalt sai löögile. Andmas palli. Võtab põrke, Roos saab löögile. Post. Ja Velko vist tabas posti, kui ma ei eksi. Jah, kas seal oli post või oli seal mingi mängid? Ja Smugra paneb palli kasti. Oi, kui ilus värav Laasnerit. Aga suluseis. Ja juba Kalju on lahti mänginud. Meenutas väga seda Van Persi. Kalju ei ole ka oma kaotuses kindel, nii et... Ja pall Sokolovilt Laasnerile. Uskumatu. Palju parem võimalus, kui tal eelmine oli peaga. Praegu tundus, et Nii ka Sokolov läheb löögile, läheb. Kas teist palli Kiivit läks seal võtma? Ja kohtunik on valmis penaltit vilistama, aga vaatab ääre poole ja näitab lõpuks. Mäng on lõppenud, Velko on täna võitnud, külla sõitnud Nõmme Kalju U21 4-2.